Mäletatavasti pälvis eelmise aasta loomasõbra tiitli Võrumaa mees Oskar Sisas, kes traktori niiduki ette jäänud Simba raviks kulutas üle 40 000 krooni. 2009. aasta loomavihkajaks hääletasid inimesed aga ülekaalukalt Lääne-Virumaa jahimehe Mirek Madikaineni. Mirek Madikainen laskis põllul jooksnud koerad nende omanike silme all lihtsalt maha. 2010. aasta loomasõbralikuma teo kordasaatja saab sel korral valida aga erinevate loomadega mässavate ühingute seast. Soomlaste ühing Pelasteetan koirad tegutseb Eestis aastast 2001. Selle ajaga on päästetud ja uude koju toimetatud 2650 koera ja 860 kassi. Lisaks on Soome loomasõbrad toimetanud Eesti varjupaikadesse mitmeid tonne loomatoitu ja loomatarbeid. Muideks ka Tallinna varjupaigas üle 2 aasta passinud Rocki leidis uue kodu just tänu Pelasteetan koirad rahvale. Varjupaikade mittetulundusühingu poolt loodud veebiperemehe programmi toel on 203 inimest asunud hoolitsema varjupaiga asukate eest. Selle programmi läbi parandatakse järjepidevalt loomade elutingimusi, võimaldatakse hädavajalikku ravi ja leitakse ka uusi kodusid. Internetiportaali koer.ee kampaania Aita Eesti koeri toel plaanitakse koerte abistamiseks kokku saada tervelt 1 000 000 krooni. Tänaseks on suudetud koguda ligi 100 000 krooni. Aastaga on selle rahaga elule päästetud üle 50 Eesti koera. Ja nüüd käesoleva aasta kõige loomavaenulikuma teokandidaadid. Pärnakad Indrek ja Marge Arumäe sõitsid puhkama ja jätsid äsja poeginud ning haige koera koos kutsikatega koju piinlema. Claudia nimeline saksa lambakoer oli väga tugevas alatoitumises, lihased olid kõhetunud ja vaglad olid loomanaha veristanud. Mõlemad Claudia kutsikad surid. Usaldusühingus Mäetaguse linnufarm surid nälga 8000 kana. Juhtumi kohta alustati ka kriminaalmenetlust. On tähelepanuväärne, et linnufarmi omanikul Georg Baskakovi juhtimisel on ka varasemal ajal veel 2 kanalas linnud täpselt samal moel oma jubeda lõpu leidnud. Viljandimaa loomaarst Jaan Läätsa julm koeratapp. Jaan läks omavoliliselt Väluste külla hukkama kevadel surnud Ülle Kikase koeri Mõmmikut ja Tšerit. Mees tegutses täielikult pärijate tahte vastaselt ja ei saanud ka mürgisüsti tegemisega hakkama. Mõmmit ja Tšerit alguses poodi. Seejärel hukkas loomaarst Jaan Lääts koerad labidaga neil pähe tagudes. Ja nüüd ruttu hääletama. Eestis valitakse kõige loomavaenulikumat ja sõbralikumat tegu juba 10. korda. Hääletada saab Eesti Loomakaitse Seltsi kodulehel aadressil www.loomakaitse.ee ning Reporteri veebis www.reporter.ee kuni 30. oktoobri hilisõhtu.